täna läheb siis terrassipesuks ja kui on ära kuivanud ilusti, siis hakkab õlitama. Aga hetkel on siis selline asi, et tolm sai ära pühitud ja nüüd läheb siuke temust tellitud siukene terrassipesu ja kivipesu otsik, et õnneks ei ole üldse tugev, nii et ma arvan, terrassi jaoks on ta okei, aga kivipesuks ta ei nõrgaks nagu. Ma lasen kõigepealt märjaks ära selle terrassi, et ta jõuaks veidike liguneda, sest siin on haned ja kajakate parved on mingisuguse pasarahega üle käinud selle terrassi, nii et veidikene aega. Paneb mingit leotusvahendit ka. Kärcher K5 on siis millega saab üle käia selle ennem pistikusse ära panema, muidu niimoodi, et pärast on elektripidur. Nii. Eelmine aasta ei õnnestunudki seda terrassi õlitada, kuna hakkas sadama siis märtsi lõpust ja sadas oktoobrikuuni vihma. Et oli siukene väga ebaõnnestunud suvi. Terrassiõli võtsin siis seekord Espakist nagu ka 2 aastat tagasi ja öeldi siis, et kui öösel nulli läheb, siis ei tohiks nagu õlitada, aga kui on nagu soem, nagu praegu näitab, et on öösel 8 või 10 kraadi, et siis on nagu okeina. Et see esimene öö peaks nagu olema nii, et ei tohiks nagu öö külma tulla, et siis saab hästi. Nüüd on nagu veega koos ja nüüd siis ma vaatan, kas ma saan mingit leotusvahendit ka. Kuigi tegelikult mul vist siin isegi on mingisugune, see ei ole nüüd originaal, aga siin on mingi feeriga segu, ma lasen selle läbuga ka kokku selle terrassi siis. Temu voolik originaal minestas ära eelmine aasta. Kärcher ja all voolik ei olnud väga hea kvaliteediga. Lõi lihtsalt plaks puruks mingi päev ja oligi kõik. Kindlasti on ka mingi siukene asi olemas, mis nagu ongi kohe mõeldud terrassi leotusvahend. Selles ma isegi ei kahtle, aga ma olen veeriga teinud. Võtab väga hästi lahti selle kuradi linnu sita ja kõik võimaliku muu jama, mis siin nagu on. On, et siin on kuivanud sitres, laseme selle ära. Nii palju kuulsin veel Espakist, et järgmisest aastast Euroopa Liit keelab siis lahusti baasil need õlid ära, nii et siis tuleb hakata ilmselt vee baasil mingit jama sisse. Paneme siia terrassi peale. Et võtsin 9 liitrit, ma saan 1 aasta veel sellega, kui ära ei külmu. Ütleme niimoodi, et see temu otsik töötab ja mitte vähe. See maksis äkki mingisugune 22 eurot äkki. Ja ennem oli niimoodi, et laua peal oli siuke roheline kiht mingisugust samblamoodi jama siin 2 aastaga tekkinud ja see tõmbas ilusti lahti selle kuradi jama. Ja nüüd lasen siis tavalise sellise survekaga puhtaks ja siis veel lehepuhuriga veel enam-vähem kuivaks ka ja siis hakata ilmselt õlitama. Siin on veidikene pigmendi muutus, aga see on sellest, et kui 2 aastat tagasi sai õlitatud, siis ei seganud korralikult seda terrassiõli, et seda peab nagu kogu aeg segama, et ei tekiks selle laua värvi erinevus, nagu tooni erinevus. Muidu oli niimoodi, et siit oli enam-vähem pruun ja siit läks järjest rohelisemaks, et selle vea ma tegin. Terrass on juba ära kuivanud. Vaatasin, et siia trappi olid sipelgad pesa teinud ja ma ei teadnudki, et siin on siuke asi nagu
see käib ära siit. Siukene asi, karden oma. Ja see käib ka siit lahti niimoodi. Ja siin all on veesõel täitsa. Ja kuna ma olin paar aastat kasutanud seda, siis see tihend oli, või ütleme, et tihend, vaid see keere oli hakanud niimoodi sinnapoole lahti liikuma. Ja siis, nii kui ma see aasta järgi ühendasin selle vee, siis oli niimoodi, et trapp hakkas üle ajama nagu allikas. Ja nii pooljuhuslikult avastasin, et see käib lahti. Puhastasin täna ära need sõelad asjad ja nüüd on vesi ka siit ära läinud. Ja see aasta tuleb veel see jamaga ära fikseerida või ära teha korda, sest siin on ehituspraak. Vennad on pannud kunagi posti siia, papitükk on alla pandud, tõrvapapp, aga tegelikult tuleks panna siit kuskilt maha võtta, vaadata, kas see post on mädanenud või mitte ja siis panna ta ilusti jala peale. Vaatasin, et talv on nii palju kurja teinud, et ta on terrassi laudu lahti lammutanud. Siin on ka, tundub, et on siit on midagi kruvi ära murdnud või midagi. Ennem kui tegema hakata, tuleb need ära parandada ja siis see niiduki kaabel veidikene kuskile ära peita veel. Ja ühesõnaga siin tegemist toimetamist on. Täpselt siukene 2 laua jagu on seda. Tähendab lai on see. Need paras lasta täielikult nagu rahuliku tempoga. Aga jah, sellel terrassil on ka mõned kruvid on külm ära murnud. Tuleb need ennem ära parandada, kui saab hakata siia siis homme õli peale panema. Aga puhurit ma kasutan sellepärast, et see vesi ära uhuda, kui kuskile teda rohkem nagu läks selle survekaga vahele, nii et siis on nagu lollikindlam. Siia alla tala ja laua vahele sai pandud siis tõrvapapiribad, et ei tea, eks siis näha 5-10 aasta jooksul, kui see pealislaud ära mädaneb, et kui hästi ta siis kaitses seda aluskarkassi, ütleme seal terrassi oma, et kas vajab ka vahetamist või mitte, et suurel terrassil on näha, et on veidikene nagu ära väsinud või on paigast ära vajunud, loodist välja veits. Aga see võib olla ka lihtsalt külma liikumine mingis suunas, sest ta killupadja peal ei saanud. Ideaalis oleks pidanud olema mingisugused õhuliistud või mis käivad sinna talade peale plastikust. Neid ei pannud, nii et võiks siis näha ole, kui aeg kunagi sinna maale jõuab, et mis olukord see siis on ja nii edasi, nii et see on nüüd siukene väike terrass, jah. Külm on mõnusalt ära murdnud need terrassi lauad, õigemini need terrassi poldid, kamo omad sellised, peaks suht tugevad olema, aga noh, see aasta oli erakordne külm ka ja ei saagi ennem tegema toimetama hakata siin, kui siis need parandused ära teha, et need lauad kinni panna. Ja vaatan siia terrassi alla ka hetkel, siin on ka paras läbu juba. Ma ei tea, kes selle terrassi alluse augus ja kunagi kaevas, et see on küll nagu laus lollus, et mingisugune 40 senti sügav, siukene täitsa mõttetu alus, et kui ma seda terrassi tegin siin paar aastat tagasi, siis oleks võinud tegelikult selle kildu täis lükata ja lihtsalt viboplokkide peal terrassi ehitada, aga kuna ma esimest korda ehitasin, siis ma kasutasin siuksi plastikjamasid ja need viboploki tükid olid juba vana terrassi omad siin, nii et kui kunagi uuesti peab tegema hakkama, siis teil õieti nii nagu peab. Selle võrgu ma panin siia, et ei läheks kassid ja muud tegelased terrassi alla kusema, sest vana terrassi alun oli täiesti täis lastud. Aga jah, vaikselt siis nikerdan siin, vaatan, et siit on mingisugune ära murdnud kuidagi moodi ja külm teeb ikka imesid. Majaesine terrass ja siin on sama nali. Külm on kurja teinud, kõik poldid ära murdnud ja niimoodi logiseb kõik. Aga eks see robotniiduk taob ka ennast siia vastu. Aga tundub, et need talad on kõik ilusti korras ja midagi mädanenud. Ma panin siia ka
sellised tõrvapapiribad alla. Siia sai pandud. Et kui vesi niriseb, siis äkki need talad jäävad alles, et terrassilaud ise nii kallis ei olnud, kui need, ütleme, brussid siin. Aga jah, vaikselt siin siis toimetab, äkki saab kunagi õlitama ka hakata seda terrassi. Hetkel tundub, et käib remonditöö siin. Tikkurilla ja siis lahusti baasil sihukene terrassiõli. 9 liitrit, sellega peaks saama 2 korda teha. Ehk siis saab järgmine aasta ka veel teha. Ja katsetan siis täna sellist asja. Ma olen muidu tavaliselt mingi sihukese pintsliga teinud ja kui veits ujub, siis ma katsetan täna sellist asja. Vaatan, mis see teeb. Ühesõnaga mingi vana rull ja põlved alla mingisugune matt veel. No, siin puhuriga ära veidike need tolmu kõik on veel. Ja siin on ka veel vaja, see robotniiduki pesa on siin all. See ei ka vaja kuidagi ära teha ilusti siin. Selle luugi puhtaks tõmbama. Kuramuse jamaga koos siin. Selle viimasena tegema vist siin väljas pärast. Selline mask on võetud mul. Et kui seda ei kasuta, siis ilmselgelt on tunni aja pärast peavalu ja mitte väike. Ja siis on siuksed kindad ka veel abiks. Ütleme niimoodi, et 40 mintsa ja peaaegu pool on tehtud. Siit on siis nüüd näha ka see osa, mis on ära tehtud ja mis veel tegemata on. Külgede peale läheb mõnus aeg veel. Ja siin ma vaatasin ikkagi eilse puhastuse käigus on ikkagi, kui jätad selle survekaga puhastaja liiga kauaks ühe koha peal, siis tekivad mingid ringid, ehk siis tuleb suht sujuvamalt liigutada seda asja. Ja võib-olla järgmine aasta peaks ühe korra juba lihvima ka. Et lihvimine teeb päris heaks. Ma 2 aastat tagasi tegin lihvimist, siis esimese aastaga tõmbas need lauad jumala kaussi ära ja siis suure sükse 40 kilose lihvijaga käisin üle, siis sai tulemus ikka väga hea. No. Ja nüüd siis pintsliga otsustasin siiski, et teen seda tööd, sellepärast et see rull hakkab liiga palju lödistama ja kadu on suurem kui pintsliga. Pintsliga pääseb siia pool diagonaali sinna laudade vahele ka ja siis saab see tulemus veits paremat. Valma. 2,5 tundi ja lõuna maha võtta, siis 2 tundi. Nüüd on veel maja ja sinna väike terrass ja siis on kõik valma. Ehk siis näha ole kaua vastu peab ja nii edasi. Värv on ühtlasem küll kui eelmine aasta, üle-eelmine aasta. Siis oli ikka väga kirjuna. 38 minutit läks siis selle väikse terrassi õlitamine ja siuke enam-vähem jäi. Ilmselgelt on see veidike paremas seisus kui see maja tagune, sellepärast et seal on päikest hästi palju terve päeva vältel ja see päike pleegib rohkem ära, siia paistab hommikupäike, et siin sellist jama ei ole. Aga jah, selleks korraks siis kõik. Jääb nüüd siis ööseks kuivama ja homme siis saab panna juba aiatoolid
ja laua ja kõik muu sodi tagasi siis, nii et selleks aastaks saigi siis terrassiga ühele poole ja ütleme niimoodi, et mis see kell on? Kell 1 alustasin, 16:19 niimoodi, et 3 tundi ja 20 minutit, nii et 2 terrassi ja lõunapaus. Ei olnud midagi hullu, aga korralik keemiais on üle pea igal juhul, kui maski peast ära võtsin, siis on tunda seda lahusti lõhna. Ma ei teagi, kumb on parem, kas siis lahusti baasil olev õli või siis vee baasil õli, igatahes mina olen lahusti oma kasutanud ja tšau!